Kohast on tekkinud selline idee, et korraldada selline suur ja võimas tänavapiknik. See idee tekkis täiesti juhuslikult ükskord ühel Euroopa reisil, nimelt Pariisis. Nägin sellist toredat üritust ja mõtlesin, et see üritus tuleb tuua Saaremaale ja Kuressaarele. Ja mitmendat aastat see tänavafestivali piknik nüüd käib? Tänavafestival on täpselt 5. aastat, meil on juubeliaasta sel aastal. Kahjuks küll me ei ole oma tavapärases kohas Kuressaare kesklinnas, aga siin on väga tore, et kogu see Kuressaare lossi ümbrus ja sobib ka ideaalselt sellele piknikule. See laudade rivi, ma vaatan, et on päris pikk siin, et kui mitu lauda siin nüüd on ja kui palju neid inimesi kokku on siin? Kokku meil on meie poolt, korraldajate poolt on 420 lauda, aga kuna meil lauad said broneeritud juba mitu nädalat tagasi, siis meil on luba, et kõik võivad tulla oma laudadega ja jätkata seda ilusat rivi ja lisaks kõik tekid ja muud on meie rannaalale lubatud, nii et ma isegi kokku ei tea, aga mulle tundub, et siin praegu on kokku meie laudade taga on kuskil 3500 inimest ja siin ümber on circa 1000 inimest veel. Aga kuidas sellise pikniku korraldamine üldse välja näeb, et mida selle jaoks vaja teha, kui suur see meeskond peab olema? No meil on hästi tubli meeskond, et me oleme teinud seda viimased aastad Visit Saaremaaga koostöös, et Visit Saaremaa tüdrukut, eriti Kristina Mägi on väga palju panustanud selle ürituse kaasaaitamisse. Me saame sealt läbi Visit Saaremaa broneerida laudu ja see teeb asja tunduvalt lihtsamaks. Meid on, lisaks me otsisime hulga vabatahtlikke. Sel aastal võib-olla tuli neid oodatust vähem, aga ka vabatahtlike abiga saame need lauad ilusti üles pandud ja ega kõige suurem töö ongi laudade ülespanek ja mahavõtmine. Lisaks on meil muidugi, ma pean ära tooma meie ääretult kauaaegse, siis 5-aastase sponsori Ale Koki, kelle lauad te siin näete, et tänu temale on see üritus üldse saanud teoks. Ja kas järgmisel aastal ka tänavapiknik tuleb? Me loodame küll ja me loodame, nagu ka meie abivallavanem Merin Liits ütles, et meie vast valminud Kuressaare kesklinnas. Tänavapiknikule tuli sellest idee, et magasin, naine äratas ülesse, ütles, et nüüd on piknikule minek. Kas olete varem ka käinud või on see esimest korda nüüd? Varem olen käinud, aga siis ei ole lauda saanud. Pole ära teeninud. See aasta õnnestus ära teenida lauakoht. Et laua broneerimine on siis keeruline, huvi on nii suur inimestel? Inimestel on väga suur huvi ja laua broneering käib väga varakult. Kui mina broneerisin, oli veel 140 lauda ainult vaba. Mis teil täna siin laua peal kaasas on? Siin on suitsuahvenad, kiluvõileivad, kodune õunamaht, siis on põhimõtteliselt käsitöö. Muffinid, seenekotletid, seenepirukad. Selles suhtes on väga hea. Miks te olete täna laupäeva õhtul nüüd siia tänavapiknikule siis tulnud? Mõtlesime, et oleks kena veeta sõpradega üks mõnus õhtu süües. Enne kooli algust jälle, kohe läheb raskeks. Teil on sellised vägevad koogid siin tehtud, et kas te olete need ise teinud või on need nüüd poest tulnud? Kõik on ikka ise tehtud. Ja kes see tegi? Ise tegime. Ja kõik tõi midagi kaasa kodust. Kas olete varem kogenud siin Kuressaares tänavapiknikul või on see nüüd esimest korda? Minu jaoks on esimene aasta. Ma olen enne ka käinud. Mis on teid täna õhtul kodust välja toonud nüüd siia peaaegu pimedasse Kuressaare linna ja piknikule? Piknik ongi toonud, sellepärast et see on juba, ma ei suuda isegi arvata mitmes aasta, aga me oleme oma rahvatantsurühmaga vist kõikidel aastatel kohal olnud. Aga kuna inimene kuulub mitmesse seltskonda, siis antud juhul me oleme Kuressaare gümnaasiumi õpetajate seltskond kõik siin selle laua juures koos. Et palju tuttavaid sõpru ja väga mõnus õhkkond ja see on see, mis siia piknikule igal aastal tagasi toob. Ja et olete varasemalt ka käinud siis? Iga aasta. See on nii lahe üritus. Aga mida te ütleksite inimestele, kes võib-olla täna õhtul ei ole siis siia tulnud, aga et nad võib-olla järgmisel aastal tuleksid? Mul on küll niisugune tunne, et terve Kuressaare on siin ja kaugemalt rahvast ka. Ja, just.
et kes veel ei ole tulnud, on kindlasti juba aru saanud, et nad on järgmisel aastal kohal, sest siin on mõnus, siin on seltskond, siin on hea muusika, siin on küünlad laudadel, hea söök, siin on kõik olemas, mida üheks selliseks tõeliseks mõnusaks sügisõhtuks vaja on. aga mida erilist on teil siis täna laua peale pandud? Eve, sina tegid? Mina tegin õunapirukaid nagu igal aastal. Ja kas on pirukaid juba otsa saanud? Ma ei ole tükk aega enda laua juures käinud, aga ma kahtlustan, et võib-olla küll jah. Eve pirukad on kurikuulsalt head, et need lähevad kohe. Aga kuna siin piknikul käib väga palju inimesi, mis juhtub, kui äkki keegi tuleb ja napsab võõras inimene teie piruka ära? Palun! See on täiesti normaalne. See on täiesti hea. Ja liikumine, teise laua toidu nautimine, see on täiesti elementaarne. Oi, me oleme hiidlased. Tulime saarlastele külla, et vaatame, kuidas neil ikka see asi siin läheb. Kas on õigesti tehtud? On õigesti tehtud. Väga on tore siin saarlaste juures olla. Aga tänavapiknik käib juba mitmendat aastat. Kas olete ka varem siis Hiiumaalt olnud? Me oleme iga aasta olnud siin. Ei maksa arvata, et ilma meieta see asi käib. Aga kuidas tundub, kui võrrelda nüüd esimest aastat ja käesolevat aastat? Kas on midagi muutunud ka? Ilm on paremaks läinud. Järjest parem ilm on. Ja vist, et on rahvast ka rohkem? No ei, me ei tea sellest midagi rääkida. Me siis vaatame, et meil on head sõbrad ümberringi ja saarlased head sõbrad ja ju siis on nii. Aga need toidud siin laua peal, et kas need on nüüd Hiiumaalt kaasa toodud või on need siit Saaremaalt saadud? Osa on Hiiumaalt, aga me vahetame saarlastega. Saarlased, lehvitage! Ei lehvita. Me ei ole saarlased. Lehvitame saarlastega ja vahetame söökisi. Me sõime kõik nende lesta ära. Ja siis nad muutusid väga nukraks. Aga kas saarlaste toidud on siis paremad kui hiidlastemad? No, ikka kenamad on, jah. Ja oleme nüüd kinni püüdnud pikniku kõige viimase või siis teiselt poolt võttes esimese laua, et kumb see siis on? No ikka esimene, jah. Keegi just ütles, et Sõrvest on maailma algus, et siis me oleme ikka Sõrvele lähemal ja me oleme esimesed. See laudade rivi on siin ligi 630 meetrit pikk, et kas on teil tekkinud ka huvi, et mis see teises otsas olla võib? Huvi on ikka tekkinud, aga me oleme sellise huvitava koha peal, et kõik tulevad meid vaatama. Seda algust siin just. Me ei pea ise suurt liikuma. Ja mis teil täna siis siia laua peale pandud on? Laua peal on meil šokolaad vaatega. Siin kõrval on siis kohe see vaade ja siis natuke kukega märjukest. Ma tulin siia teie juurde nüüd 630 meetri kauguselt umbes ehk teiselt poolt seda lauarivi. Aga kumb see nüüd on? Kas see on see laua algus või on see nüüd rivi lõpp? See on ikka algus. Ikka laua algus. Ja meil on A-täht ja see on esimene. Me arvasime, et me oleme esimesed registreerijad üldse siin, niisugune tunne. aga kas te olete seal teisele poole rivi lõppu ka käinud? Veel ei ole, aga tahaks minna, jah. Ma usun, et me hiljem satume äkki sinnapoole ka. Et see pidi päris pikk olema, ma kuulsin. Ja kes teie seltskonnas täna siin on? Meie seltskonnast on täna siin Kristjan, Kaspar, Piret ja... Ma näitasin seda rulliga värvi. Meil on tegelikult päris mitu inimest siin, aga kõik ei ole kohal, kõik on jälle kuskil laiali ja inimesed, poisid ütlestavad päris palju on, jah. Aga kas olete varasemalt ka osa võtnud sellest tänavapiknikust? Ei ole, esimest korda. Ja kuidas meeldib? Algus on, me vaatame rivi lõppu, siis ütleme. See võib pärast tagasi tulla. Nad alles jõudsid kusjuures siia, et selles suhtes ja see on meil kõigil just esimene kogemus üldse sõida. Aga mis on teil täna siin laua peal sellist erilist? Vein. Meil olid siin tegelikult Sinimere karbid olid tehtud, kaneelirullid oli inimeste poolt ise valmistatud. Midagi lihtsalt, midagi kerget, et lihtsalt sõpradega kokku saada ja lihtsalt istuda ja olla.